tere, armas, mina olen Triinu ja teen siia väikse laivikese, et jagada sulle, millised inimesed minu juurde on jõudnud, milliste teemadega, mida maailm mulle peegeldab, et võib-olla aidata sul edasi liikuda läbi nende teadmiste. Ehk siis üles on tulnud need kohad, kus inimesed alateadlikult süüdistavad kõiki teisi oma raskustes, alates sellest, et raha ei ole, tööd ei ole, maksud on kõrged ja kõik see dünaamika on üleval, mis on vaja meil selles mõttes lahustada, kes me oleme teadlikud inimesed, sest tõde on see, et me ise loome oma elu ja kui me süüdistame teisi oma elu raskustes, see tähendab seda, et me anname ära oma jõu ja väe. Me lihtsalt anname ära, see tähendab seda, et meie energia lekib ja sa oled lihtsalt mingi moment sellest nii tühi. Sa oled väsinud, sellepärast et sinu enda sees on see võitlusenergia. Sa kogu aeg võitled ja sinu sees käib see dünaamika, kus sa süüdistad kõiki teisi oma hädades. Pane tähele selles mõttes, et meil on võimalik täna elada iseenda jõus ja väes ja see tähendabki seda, et looja energias elamine, sa saad aru, et see ei vii mitte kuhugi. Sa valid selle koha, et sa lõpetad selle süüdistamise, vabastad selle mustri ära ja tuled enda puhtasse allikasse, sellepärast et sina lood kogu aeg. Kui inimestel on veel tunded, et ma ei saa oma elus hakkama, siis see on üks dünaamikatest, kus siis tegelikult meie esivanemad ju tegelikult toetusid ka teineteisele, aga see toetumine ei olnud sellises kohas, et nad oleksid teineteist aidanud, vaid seal olid alati nagu lahendamata konfliktid ja see tähendaski seda, et mõlemad klammerdusid suhtesse ja mitte kumbki ei julgenud minna oma teed ja just selle hirmu pärast, et aga kuidas ma üksi hakkama saan. Ehk siis hakkama saamine üksi on nii õudne ja just selles osas, et toetuda iseendale. See on inimeste alateadvuses nii suur hirm, mis on vaja samamoodi lahustada, kui sa märkad, et sa selles oled, sest sa võid märgata, et see suhe, kus sa täna oled, ei toeta sind ja sa tunned, et sa tahad elada suuremalt ja väekamalt, aga sinu kõrval on võib-olla inimene, kes ei ole võimeline lendama sinuga kaasa, siis on aeg sellest lahti lasta, sellepärast et sinu vägi ja jõud tahab kogu aeg kasvada ja inimesed, kes lähevad enesearengu teele, siis nende vägi kogu aeg kasvab ja nad saavad universumi peegeldustest väga hästi aru. Nii et hirm üksi hakkama saada on täpselt samasugune illusioon. Tõde on see, et kõik inimesed saavad endaga hakkama. Tõde on see, et kõik inimesed on väekad ja tõde on see, et kõik inimesed on rikkad. Kui sinu sees on mingisugune vale koht, siis sul tuleb vaadata sinna iseendasse. Sest et väe me anname ära ainult ise. Kui sina oled iseenda energiasse, ise lood, siis sa saad luua endale sinu loovus, mis sinu sees tuleb, tahab kogu aeg välja tulla, tahad jagada maailmale väärtust. Kui sa tunned, et sinu sakraaltsakra on kinni, sinu loovus ei tööta, sul on kehas kogu aeg ärevus, siis see on üks kohtades, kus inimesed on kinni, sellepärast et alateadvuses on siis teooria muster, ehk siis alateadvus ei ole suutnud seda mustrit endast lahti lasta. See tähendabki seda, et alateadvus oskab minna tööle ja tagasi, aga tal ei ole seda kohta, kuidas ma loon, ehk siis sakraaltsakra tahab selles mõttes saada puhastamist, sest et meie sees on nii mõlemad, nii nais- kui meesenergia ja kui
Mina näiteks, kui ma olin väga tugevas ärevuses, depressioonis, olin väga tugevas meesenergias, ja see meesenergia oli hästi lõhkuv minu sees, et see ründas, see sundis, see survestas ja viiski mind ju ärevusse. Ja see tähendas seda, et tasakaal on vaja leida. Tasakaal on vaja leida ja tasakaal ongi see pool, et sinu nais- ja meesenergia on tasakaalus, siis sa saad kehasse tulla rahusse. Aga kui meil on naise energia, meie tagant pole tulnud seda naise energiat, kes siis on loomises, kes on siis omaenda väes, ja kui me oleme tulnud keskkonnas, kus me ei ole seda näinud, siis tuleb meil seda hakata õppima ja seda kohta enda sees looma, et maailm saaks sulle peegeldada seda kohta, et sa oled naise energias. Ja see ongi see pool, et kui meil on kogu aeg ellujäämise muster, see tähendab seda, et keha on tegelikult pinges, sa oled stressis, sa võid olla väsinud, siis on vaja tulla sealt samm-sammult ära looja energiasse, aga selleks on vaja enda sees ära puhastada need kohad, mis sinu sees tahavad tulla, mida sa tahad luua. Nii et kus iganes sa täna oled, siis lihtsalt märka oma elu, oma peegeldusi, sest me elame peegelduste maailmas, kõik aitavad kõiki ja see peegeldus, mis sinu ajajoonele täna tuleb, on täpselt see, millega sul tuleb tegeleda. Et kui me oleme ebateadlikud, siis me ei oska märke lugeda ja see tähendab seda, et kõik, mis meie ette tuleb, võtame seda isiklikult, mõtleme, mis on. Tegelikult on vaja inimestel jõuda sinna kohta, et sa märkaksid, see, mis sinu ajajoonele täna tuleb, on vaja sellega tegeleda. Ja kui sa ei oska, siis küsi abi. Nii et mina olen siit nagu ennast lahti häkkinud ja ära tulnud kohast, ehk siis praktiliselt poodist, olen tulnud täna siia kohta. Nii et tea, mis on võimalik ja tea, et kõik on võimalik. Nii et sellised peegeldused sulle täna ja kui sa tunned, et minu energia tõmbab, siis kirjuta mulle julgelt, siin all on rekvisiidid, et sa teaksid, et sa ei pea seal kannatuses olema. Sa võid olla vabaduses ja loomises. Mõnusat päeva. Tšau.